Meie eesmärk, meie tänane õhtuse eesmärk on rääkida jungerlusest. See on võib-olla mõnele võõras sõna, mõnele on oma sõna, aga see tähendab seda, et kuidas me hoolitseme uute kristlaste eest, mida me peame tegema, mida üldse, et aru saada, miks see tähtis on. Et kas me tahame, et Valga ja Valgamaa saaks päästetud? Kas me tahame, et Valgamaa ja Valga kirikud oleks inimese täis? Kas me tahame, et Jeesus Kristus valitseks nende südames ja nende mõtteviisis? Eks ju, selleks on vaja need õpetada. Üks noor, mis tuli minu juurde, me rääkisime õpetamisest ja siis ta ütles, aga kas see ei ole niimoodi, et Püha Vaim ikkagi räägib igaühele, mis ta tegema peab? Ma ütlesin, et Püha Vaim kindlasti räägib. Aga piiblis me loeme ja Püha Vaim tuletab teile meelde, mida öelda, et ärge kartke, eks ju. Ja siis ma ütlesin, see tähendab, et tuletab meelde, mida sa oled õppinud. Kui sa pole õppinud, siis ei tuleta meelde. Teine lugu oli, noor mees tuli pastori juurde, et ma lähen eksamile. Ja piibel ütleb, et Püha Vaim tuletab meelde mulle. Kas on niimoodi? Pastor ütles, muidugi tuletab meelde, kui sa oled õppinud. Muidugi mine eksamile, aga kui sa ei ole õppinud, siis ei pruugi meelde tuletada. Ja kui me loeme Vanas testamendis, kui me loeme Uues testamendis, Paulus ütleb Timoteusele, et otsi need inimesed, kes on võimelised õpetama ka teisi seda, mida sa oled saanud. Kas rahvas ütleb aamen? Aamen, täpselt. Ja sellepärast ka meie kristlastel, igaühel meist on roll, vaimuliku ema roll. Isegi mehed saavad olla vaimulikud emad, vaimulikud isad. Sellepärast, et Paulus ütles, ma olen nagu imetaja ema, ma süda valutab teie pärast. Ja selle tõttu ka tänase koolituse eesmärk on see, et anda edasi selle tähtsuse, kui tähtis on, et me võtame hoolt noorte kristlaste eest. See on väga tähtis. Kui me räägime statistikast, ma igal pool olen rääkinud, mulle endale üldse ei meeldi statistika. Aga kui ma loen piiblit ja seal on kirjas, et toidetud sai 5000 meest, siis ma saan aru, keegi tegi statistikat. Ja keegi tegi statistikat. Praegu meil oli ka siin statistika, kes kui palju läks ja kes mida tegi ja kui palju palvetati. Ja see on sellepärast, et kasvatada meie usku. Et meil on ka võimalik toita 5000 meest. Pluss naised ja lapsed. Kui me räägime statistikast, siis tavaliselt kogudusse jääb 2% inimesi pinnale. Kes tulevad kogudusse, siis nendest jääb 2% 100 kogudusse. Miks? Küsimus. Miks? Lähme edasi, proovime selle küsimusega edasi minna. Kui me räägime statistikas, öeldakse, kui inimene kogudus ei leia vähemalt 4-5 sõpra, siis ta ei jää kogudusse. Ta ei jää kogudusse, sest ta vaatab, et mul ei ole siin kellega chillida. Ma ei tea, kelle käest küsida, et ma ei hakka ju koosoleku ajal küsima pastori käest, et pastor, ma tahan küsida, mis ma tegema pean naabri probleemiga. Eks ju? Me oleme kuulnud ka selles, et Grahami assotsiatsioon tuleb Eestisse ja nad üritavad ka teha koolitusi enne oma krussaadi ja siis peale Grahami krussaade jäävad kogudusse umbes 10% inimestest, kes tulevad kirikusse. 100 inimest, 10 inimest võib-olla jääb. See on juba parem protsent, sellepärast, et seal õpetatakse välja, seal tehakse koolitusi kristlastele, et nad võtaks hoolt ja kannaks hoolt noorte kristlaste eest. Meie oleme Nelipiiu kogudusest Tallinnast ja meie koguduse üks rajajatest, Harri Leesment, on saanud sõna Jumala käest. See oli ammust ajast, see oli 90-ndad, kui ta veel teenis Austraalias. Ja ta küsis Jumala käest, et mida teha, miks inimesed ei tule kirikusse, miks nad ei jää kirikusse, mis toimub. Ja siis ta sai sellise sõna. Kui teie olete valmis hoolitsema noorte usklikute eest nii, kuidas mina tahan, et nende eest hoolitsetakse, siis ma
saadan nad siia, ütles taevane isa. Ma loen veel üks kord. Kui teie olete valmis hoolitsema noorte usklikute eest nii, kuidas mina tahan, siis, et nende ees hoolitsetakse, siis ma saadan need siia, ütleb taevane isa. See tähendab seda, et taevasel isal on mingisugune norm, mingisugune plaan. Tal ei ole mõtet saata noori usklikke sinna, kus nad surevad. Ma korraks peatan selle teema. Meil on üks külaline siin saalis, kes käitub väga kummaliselt. Ta läks praegu välja, pani ukse kinni. Järsku... Okei, et olge hea, vaadake tema järgi, et meie joped on alles pärast, et muidu külmetame. Ja, issand õnnista seda meest ja ma palun, kallis taevane isa, et sa tuled ja kaitseks seda kogudust, neid inimesi, sa kaitseks meie vara, issanda Jeesus Kristuse nimel, igasugune kuri vaim kadugu siit minema, igasugune segaja, igasugune saboteerija kao minema, issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ma väga tänan sind, püha vaim, et sa siin oled. Ma väga tänan sind, et siin ei ole kohta ühelgi kurjal vaimul ega ühelgi segajal. Issanda Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Nii, me läheme edasi. Harri Leesmet Jumala abiga tegi sellise materjali, kus ta räägib vaimuliku emade kasvatamisest, kuidas me peame hoolt võtma uusi inimeste eest, miks me seda teeme. Ja kui ma räägin natukene statistikast veel, siis mõned aastad tagasi on olnud Saksamaal üks suur krussaad, kus enne krussaadi täpselt samamoodi käidi mööda kogudusi ja võeti kontakti inimestest, kes on valmis hoolitsema noorte kristlaste eest. Ja seal oli üks 300-liikmeline kogudus. Ja seal oli, pastor oli see, kes ütles, ma hoolitsen. Ja kuna ta oli ainuke, kes hoolitses, siis ta võttiski ühe kontakti või 2 kontakti ja sinna jäigi üks inimene püsima. Siis oli väiksem kogudus, 30 liiget oli kogudust. Ja kuna nad olid kõik südamega asja juures, siis nad ütlesid, võtame 60 kontakti. Nad võtsid 60 kontakti, 60 inimesele helistati, kutsuti kohvikusse, kutsuti kogudusse ja sinna jäi 20 inimest alles. Peale seda krussaadi sinna kogudus kasvas 30-st 50-ni. Siis oli väike kogudus, nagu peaaegu kodugrupp, kus oli 9 liiget. Ja siis nad me tegeleme ka, me võtame ka 9 kontakti. Ja üks inimene per kontakt ja sinna jäi 4 inimest kogudusse. See tähendab seda, ka meie eesmärk on täna leida inimesi koguduses, kes võtavad seda südameasjast. Kui mulle antakse üks telefoninumber, inimesed, kes sai päästetud, siis ma võtan hoolt tema eest. Siis ma helistan talle, siis ma küsin, kuidas ta läheb, mille eest saab palvetada ja ma üritan teda õpetada. Ja üldjuhul meil on vaja õpetada 4 asja. Uued harjumused, mida kristlane peab tegema. Esimene asi, mida kristlane peab tegema, aidake mind. Piibli lugemine sobib. Teine asi. Anna teistele ka võimalust. Palvetamine sobib. 3. asi, mis me... Koguduses käima. Jaa, väga tubli. 4. asi, 4. taburiti jälg, mis on väga vajalik, et olla kristlane. Palvetada, yes, halleluuja, kristlased palvetavad. Ma kordan veel üks kord, 4 asja. Me, kristlased, käivad koguduses, kogudus ütleb aamen. Kristlane palvetab. Kristlane loeb Jumala sõna. Kristlane jagab Jumala sõna teistele. Tunnistab. Väga hea. Nii, nüüd ma annan sõna Moonikale ja lähme edasi oma rongiga. Jumal, ma tänan sind. Jumal, ma tänan, et me võime kõik selle anda edasi, mis sa meile oled andnud.
ja ma palun, et sina teeksid elavaks selle, mis sina tahad siin paigas ilmutada ja südametesse istutada, et see kannaks palju head vilja. Jeesuse nimel, amen. Et meil on siis suur missioni käsk antud, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Ja seda me siis oleme täna siiamaani kuulnud, kuidas evangeeliumit jagatakse. Ja siis on edasi, et ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud, ühesõnaga jüngriks tegema. Ja meie siis, ja jüngriks tegemine on tegelikult päris pikk protsess, sest isegi piiblikoolidesse läkitamine ja ordineerimine, kõik see on nagu ju jüngriteks tegemine, eks ju, aga see on nagu selline kõrgetasemeline, see on nagu selline tahke, küpsete jaoks on tahke toit, eks ju, aga vastpöördunute jaoks on piimatoit ja meie käsitleme pigem seda sündimist ja piimatoidu aega. Ehk siis neid esimesi samme üldse peale sündimist. Eks ju, kui me käisime tänavatel, me palvetasime inimestega ja nii mõnigi sai oma nime taevasesse eluraamatusse kirja. Eks ju, see oli tema vaimuliku sünnihetk. Ja nüüd hakkab kasvamine pihta. Ja mis saab edasi? Ja sellele on tegelikult vastuseis. Johannese 10:10 on kirjas, varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti, õpetas Jeesuse. Varas tuleb tapma ja seda me näeme juba piibli algusest. 2. Moosese 1:15-22, seal Vaarao andis käsu tappa poeglapsed. Aga heebrealaste ämmaemandad olid jumala kartlikud ega tapnud lapsi. Seetõttu tegi Jumal ämmaemandatele head ja andis neile suured pered. See on kirjas seal. Et hingevaenlane tuleb lapsi tapma, aga meie asi on võidelda nende eest, sest Jumal on tulnud andma elu. Ka Jeesust tahtis saatan tappa Herodese käsu läbi, kui ta andis käsu, et tappa kõik poeglapsed. Aga miks tema jäi ellu? Kas vaid selle tõttu, et ta oli Jumala poeg, et Jumal nagu armastas teda rohkem kui teisi lapsi, kes Herodese kurja käsu tõttu pidid hukkuma. Piiblis on kirjas, et Joosep võttis kuulda ingli hoiatust, kui ingel talle öösel ilmus ja ütles, võta Maaria, lapse ema ja Jeesus lapse ja põgene Egiptusesse. Ta ei jäänud magama. Kui ta oleks jäänud magama oma mugavusse, siis oleks Jeesus hukatud. Aga ta ei jäänud magama. Sel samal öötunnil ta võttis lapse ema ja nad põgenesid. Ja ilmutuse 12:4b ta räägib lohest. Ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea, kui ta on sünnitanud, süüa ära ta lapse. Et see on tegelikult väga karm, et meil on siin võitlus elu ja surma peale ja ka vaimulikud lapsed, nad ei jää püsima, kui neil ei ole hoolitsevaid vanemaid. Näiteks mul oli ükskord selline juhus, kus ma tõin ühe sõbra kirikusse, oli üks krussaad ja mul
me istusime kõrvuti ja kuulasime evangeeliumit ja mul oli hirmus peavalu. Kohe nii ebamugav oli mul olla ja täiesti selline, nagu keegi torgiks, mine minema, mine ära. Et sa võid ju ära minna, sa ei pea siin lõpuni olema, et miks sa peaksid olema. Ja ma peaaegu olin püsti tõusmas. Et minna lihtsalt ära, jätta oma sõber sinna üksinda, kes oli päästmata. Mina olin värskelt päästetud, võib-olla, ma ei tea, 1 või 2 olin kristlane olnud. Aga siis tuli selline mõte, aga äkki ta tahab hoopis päästetud saada. Äkki see on nagu selline hingevaenlase taktika, et kui ma ära lähen, siis ta ei lähe eestpalvele, siis ta kindlasti tuleb ka minuga ära ja ta ei kuulegi üldse, et on eestpalvele mineku võimalus. Ja siis ma sundisin ennast lõpuni istuma ta kõrval ja ootama ära see päästepalve. Ja siis tuli päästepalve, siis ma müksasin teda, ütlesin, et kuule, et mine, kas sa tahad minna päästepalvele? Ja tema vaatas mulle otsa ja ütles, tule ka. Ma ütlesin, mis asja, et tahabki saada päästetud ja muidugi ma läksin temaga kaasa ja seal ees siis palvetati tema pärast ja ta sai päästetud ja ma ei mäleta midagi sellest peavalust ka rohkem midagi. Kas sul on ka mõni näide? Siis kus kohas meil võivad veel olla takistajad? Näiteks meie oma nii-öelda armastatud koguduses, kristlikus koguduses võib olla laste tapjaid, mis on väga, väga hirmus väljendus. Aga kui ma loen näiteks sellised näited, mis siia Harri Leismendi poolt on nagu kirja pandud, siis võib-olla tunnete ära, et sellised mõtted on võib-olla endalgi läbi käinud või olete kuulnud kedagi ütlemas noorte kristlaste kohta. Et kui nad oleksid ikka tõeliselt päästetud, siis nad nii kergesti ära ei langeks. Või mul polnud ühtki vaimulikku nõuandjat ja ma jäin püsima. Usun, et ise võideldes kasvavad nad tugevamaks. Kui inimene on tõesti päästetud, siis ta ei hakka iga raskuse pärast ära langema. Temas on midagi enamat. Kui mina sain päästetud, muutusid inimeste elud korra pealt puhtaks, polnud sellist poolikut kristlust. Või minul oli näiteks ka sellised situatsioonid, et ma olen 2 korda jõudnud kiriku ukse lävele ja seisnud ega ole saanud sealt sisse astuda. See on nii huvitav, et kui siin vend Kaarel rääkis, kuidas ta läks ka kiriku ukse juurde ja pöördus tagasi, et mis mõttes, miks on nii raske tulla uuel inimesel kiriku uksest sisse? See on huvitav küsimus, aga minul oli, neil mõlemal korral oli nii, et esimene kord, kui ma tulin, ma üldse räägin oma päästmise loo, sest see on ka nii, et ma nagu tulingi 2 korda. Esimesel korral ma sattusin oma sõbraga kirikusse. Lihtsalt nägin, et üks inimene jooksis kirikusse, vaatasin, kus ta nii kiiresti läheb. Vaatasin, kirikusse, siis ma üksasin sõpra, et kuule, lähme vaatame ka. Ja läksime sisse ja ma tundsin sellist pühadust, et ma ei suutnud edasi astuda. Lihtsalt see oli nagu taevasse oleks astunud. Ja siis tuli üks laps minu juurde ja ütles, et tulge istuge siia edasi, et võib tulla küll edasi. Aga ma lihtsalt ei suutnud, see oli liiga püha. Isegi see laps tundus mulle nagu taevane olend, kes tuli kutsuma. Igal juhul ma kuulsin seal päästmisest, ma kuulsin, et täna on päästepäev ja täna on võimalik saada nimi taevasesse eluraamatusse kirja. Ja mõtlesin, vau, kui õigel päeval, kuidas ma just täna siia sattusin, kui nimesid taevasse kirja pannakse. Ja see oli nii võimas ja muidugi ma tahtsin, nii et pärast siis tuli pastor meie juurde ja küsis, et kas me tahame
teha päästepalve. Me tahtsime mõlemad, ütlesime jaa. Ja siis ta palvetas meie pärast ja meie nimed saidki taevasesse eluraamatusse kirja. Küll oli hea tunne, küll oli tore, see oli kõik nii imeline. Ja siis me astusime sealt välja ja ei teadnud, mis edasi saab. Läksime parki, sõber pani suitsu ette, mina veel mõtlesin, et oota, kuidas ta saab nüüd suitsu teha, et see nagu ei sobi, aga ega ma ei teadnud ka, mis sobib ja mis ei sobi. Nii et järgmise suitsu panin juba ise ka temaga koos nagu ette ja elu läks nii nagu vanasti, sest keegi ei õpetanud, et on mingisugune koguduses käimine. Tegelikult kutsuti meid küll, aga kuna me olime internaatkoolist, kus ei saanud niimoodi minna siis, kui on koguduses just vaja minna, siis me ei saanudki käia. Ja elu läks alla. Ja alles 4 aastat hiljem ma sattusin töökaaslastega nagu ma olin kuskilt peo pealt tulnud ja mul oli nii halb olla ja tuli välja, et mu töökaaslased 2 tüdrukut on kristlased. Üks ütles, et tead, et Jumal võib sind aidata. Ja teine ütles kohe hopsti, aga ta on ju ise selles süüdi. Et vaata, kuidas Jumal kutsub, üks julgustab, annab lootust, aga teine kristlane ütleb midagi sellist, mis sind tõmbab maha. Muidugi ma olin ise süüdi, ma ju teadsin. Ise olen selline potukott. Aga ma siis läksin selle esimese kutse peale. Läksin kirikusse ja oli tõesti nii, et see esimene kord, kui ma siis 21-aastaselt teist korda läksin kirikusse, ma jälle olin seal ukse läve peal ja hoian hinge kinni, ei julge nagu edasi astuda, ei julge hingata, vaatan, kirik on rahvast täis ja seal taga oli üks vana naine, üks täitsa valge juustega pisikene. Ta märkas mind ja kutsus mind enda kõrvale istuma. Ma läksin ja tema tegi minuga tutvust, kas sa oled lapsukene esimest korda ja ma ütlesin, et jaa, väga tore, et ma pärast teen su pastoriga tuttavaks, meil just hakkab leerikursus ja oligi nii, et ta võttis mu käe kõrvale ja viis pastori juurde ja tutvustas mind ja ma olin tegelikult tema palvelaps. Ta oli palvetanud, et Jumal ikka kasutaks ja saadaks uusi inimesi, kellele ta saaks nagu olla õnnistuseks. Ja siis meil oli seal leeri kursusel ükskord kohtumine kiriku noortega. Ja seal oli üks tüdruk, kes tuli minu juurde ja võttis minu kontakti. Ma mõtlesin, et ei tea, et võõras tüdruk, et vaevalt, et ta mulle helistab, et me ei tunnegi ühte-teist, miks ta peaks. Aga ta helistas mulle, ta kutsus mind ühele sünnipäevale, kristlik sünnipäev, mõtlesin väga tore, et lähen vaatan, kuidas need kristlased siis sünnipäeva peavad ja see õhtu oli minule elu muutev, sest seal palvetati koos ja selle palve aeg, kuigi ma olin palvetanud, et Jumal võtaks mind oma lapseks ja ma olin iseseisvalt ka teinud veel päästepalvet, aga mina ei teadnud seda vastust, aga sel õhtul ma sain päriselt nagu vastuse Jumala käest ja mul tuli südamesse või enne seda ma tundsin, et mina olen nagu see must lammas, nemad on kõik nagu pühad ja valged ja puhaste südametega ja kõik on pühad, aga mina olen see patune. Ja siis ma tundsin, et nagu selline sõnum oli südames, et su süda on täiesti valge, sa kuulud nende hulka. See oli nagu Jumalapoolne kinnitus. Ja ma mõtlesin, et see on selle õhtu selline eriline kogemus. Et võib-olla järgmisel päeval on see läinud. Aga järgmisel päeval ma läksin kirikusse ja ülejärgmisel päeval kutsus see tüdruk mind jälle ja ülejärgmisel päeval jälle ta võttis minuga ühendust ja siis ta küsis, et kas ma võin sulle külla tulla.
mõtlesin, et no ikka võid tulla ja ise veel natuke pabistasin, mis me teeme, et ma ei ole väga jutukas, et kuidas, noh, igal juhul ta tuli ja ta võttis piibli lahti, võttis Johannese evangeeliumi, luges Johannese 10. peatükist Hea karjane ja see oli nii hea, ta seletas seda, et kes meie oleme ja kes on Jeesuse ja siis me palvetasime ja kõik pinged olid ära pühitud ja see oli nii hea aeg. Siis järgmine kord, kui ta tuli, siis ta luges Jeesus on elu leib ja kutsus mind noortega, noorte kokkusaamisele ja kus nad koos olid, palvetasid ja ta palvetas kogu aeg minu pärast. Ta võttis hoolt minu eest. Ja, et ma tõin välja nagu 2 päästmise lugu. Mõlemal korral nagu Jumal kutsus mind. Esimesel korral minu eest ei võetud hoolt ja ma elasin maailma elu edasi. Mind ei tehtud jüngriks, aga teisel korral ma jäin püsima ja hakkasin kasvama. Siis mul on olnud veel ükskord oli selline lugu, et ma olin väikse lapsega kirikus ja Jürgis, ta mängib ühes ansamblis kontrabassi ja siis ta esines seal ja mina olin siis oma väikse lapsega seal taga ja siis mind visati kirikust välja, et mis sa sind segad ja siis me läksime välja, siis ma nutsin seal kiriku ees, aga nii kui ma olin välja läinud mõne hetke pärast, tuli üks naisterahvast sealt kirikust nagu mind lohutama. Ütles, et ära tee välja, ära kuula teda, sest tal endal lapsi ei ole, ta ei saa aru, aga et ära kurvasta, et sa oled ikkagi väga oodatud. Ta tuli nagu lohutama, et see on nagu suurepärane, kui meil on sellised inimesed koguduses. Ja see on nagu ka selline pilt, et ütleme, kui üks vana kristlane on kogu aeg harjunud nagu ühes kohas istuma, see on tema traditsioon, kõik koguduse liikmed ka teavad, et see on tema koht, eks ju, ja tuleb ükskord kirikusse, vaatab, et tema koht on kinni. Keegi täiesti võõras istub siin ja mida ta siis teeb? Et kas ta pahandab, kas tema päev on ära rikutud või ta rõõmustab, et palve vastus, et ma olen siin kirikus kogu aeg käinud ja ma olen palunud, et tuleks ärkamine, et Jumal saadaks uued inimesed. Ja see uus inimene tuli ja see istus tema koha peale. Et kas me oleme valmis sellisteks väikesteks ebamugavusteks? Suurteks, jah, see võib olla mõne jaoks päris suur ebamugavus, eks ju? Jaa, kui tuleb 1 või 2, aga kui tuleb 100, eks ju. Üks kord juhtus niimoodi, et minu poja klassivend tuli kogudusse ja läksin pühapäeva kooli ja ta oli nii vaimustus ja ta sai nii puutuda, ta oli nii rõõmus ja siis läks koju ja poole tunni pärast helistab telefon. Ma ei saa rohkem kogudusse tulla, et kirikusse, sest minu ema ütles, et meie ei ole usklikud, meie ei käi kirikus. Saatan kasutab kõiki ja kõike, et viia meid Jumalast eemale. Tulevad inimesed, kellel on vanemad, kes ei ole usklikud, nad ei saa aru. Meil on üks noor naisterahvas, kes on suures peres kuskil siin Valgamaalt kusjuures, tal on 7 venda, ta on ainuke kristlane ja tema tahtis piiblikooli minna ja ta ütles, et ma saan aru, et minu pere mind ei toeta. Nad mõtlevad, et ma olen kõik et kõik see rong sõitis minema. Et nii kui inimesed tulevad kirikusse, saatan teeb kõik ära selleks, et inimene ei jääks püsima sinna. Minu elus oli üks härra tuli, kes oli joonud, kes tahtis elu ära anda. Tal oli nöör valmis pandud, viimane kõne oli juba, ta helistas nagu kiriku kantseleisse ja siis me saime kokku ja siis ta ütles, ma olen üle 50 aasta vana, pole keegi rääkinud mulle siuksed sõnu, nagu sina oled rääkinud.
mul pole kuskil lootust saanud, aga nüüd ma kuulsin, mul on lootust. Ja siis pärast ma helistasin, rääkisime, siis ta lükkas selle nööri tükkideks, viskas kõik minema, ma jään elama ja siis ta maadleb, ta siiamaani maadleb, ta mulle helistab ainult siis, kui ta on purjus. Ja siis, kui ta kaineks saab, siis ta jälle kaob ja siis ma helistan, et kuule, tule nüüd kirikusse ja see trall on kestnud juba aastaid, aga ta on veel elus. Ja ma usun, et Jumal toimetab temaga ja viimane kõne mul oli temaga nädal tagasi, kus ta oli 5 päeva, mitte 4 kuud, vaid 5 päeva oli siis joomas ja ta ütles, et ma ikkagi ei tule, see ei ole minu oma, ma olen nii vilets, ma ei tule kogudusse ja ma ei taha ja jäta rahule ja ma ütlesin, no jaa, ma ei saa sundida, see on sinu elu, tee mis tahad, et ja teate, ma lõin käega. See oli nädal tagasi, 5 päeva tagasi, ma lõin käega. Kaua ma ikka, ma ütlesin talle, tead, hinge asjadega tuleb tegeleda siis, kui sa oled kaine. Et saad kaineks, tegeleme hinge asjadega. Ja siis, kui ta on kaine ja siis ta ütles, et elu on vaja korda teha, aga ma ei jaksa, ma ei taha, et see ei tööta minu jaoks. Ja teate, ma lõin ka käega. Ma tõesti lõin käega. Ja ma mõtlesin, kaua ma võin, täiskasvanud mees, aga eile, kui me olime siin koosolekul, kui me palvetasime, oli ülistus ja ma tundsin, et tal on lootust. Nii kaua, kui ta elab, tal on lootust, ma saatsin talle sõnumi. Me siin rääkisime, kui kallis inimese elu on ja ma kirjutasin talle, sa oled nii kallis, punkt. Su elu on nii kallis, punkt. Ma ei saatnud talle mitte midagi, tule siia või mine sinna või kuku pikali ja hakka palvetama või kisama Jeesuse poole. Ei, sest Piibel ütleb, et ma olen tõmbanud sind armastuse köitega. Me oleme kõik siin sellepärast, et Jumal on meid tõmbanud armastuse köitega. Köitega tõmbab ja ei lase lahti. Ja meie oma inimlikus viletsuses vahest lööme käega. Ja andku Jumal meile armu ja püha vaimu võidmist, et me ikkagi, kui juba Jumal annab lootust, no arme siis meie ole need, kes kirjutame, ütleme, maha inimeste nimekirjas, eks ju. Et ja kui me räägime Jeesusest, siis Jeesus on meie eeskuju. Ta oli see, kes jungerdas inimesi. Ta valis alguses 12, panustas nendesse 3 aastat nendesse panustasse. Ütles lõpus, seal me loeme, kuidas Jeesus ütles, et appikene, kui kaua ma pean teid kannatama. Eks ju, olete lugenud seda kohta? Kaua ma pean veel teiega olema, ta on mõistmatud, kas ta tõesti ei mõista või? Ja täpselt samamoodi, väiksed lapsed ei mõistagi, kui sul jookseb 3-aastane pätakas, no ta ei mõista ja ta peab kõrvetama oma käe oma selle ahju peale ja trepis kukkuma ja siis me peame aknalaua pealt ta tagasi tirima. Ja vaimulikus mõttes see on täpselt samasugune roll. Täpselt samasugune roll meile on antud. Ja nüüd, teate, Mooses, me räägime Moosesest. Mooses oli kidakeelne. Teate, mis see tähendab? See tähendab, et keele ja suu vahel oli üks selline kida, mis ei lasknud talle keelt hästi rääkida. Ta ei saanud rääkida ja kui Jumal ütles talle, et kuule, ma saadan sind minu rahvast välja tooma, siis ta ütles, et mina või? Ma arvan, et ta ütles niimoodi. Ma mõtlen, kuidas ta suhtles. Ta ütles, et okei, ma annan sulle Aaroni appi. Eks ju? Ja pärast, kui ta tõi selle koguduse välja sealt, siis tal oli nii suur koorem. Ta ei jaksanud kogudust kanda, need inimesi oli liiga palju ja ta oli juba nii murtud. Kaua ma muretsen nende rahvaste eest. Ja siis tuli tema äi ja ütles, kuule mees, võta targad inimesed ja pane endale vali endale 70, kes hoolitsevad rahva eest. Ja täpselt sama eeskuju ma tahan teile anda ka. Kui Jumal paneb teile südamele olla üks vaimulik ema, ärge tehke seda üksi. Minge kogudusse, palvetage, et Jumal näitaks, kellega ma võiks seda tööd teha. Kellel on veel see vaimuliku ema süda, kes veel võtaks kanda nende, kui tuleb uus inimene sealt uksest sisse, siis me ütleme tere talle, siis me naeratame talle, eks ju. Kas te olete kuulnud seda lugu Pärdikust? Üks väike pärdik oli, kes käis tiigi juurde ja siis kartis sealt käia seal tiigi juures, sest seal elas tiigis üks koletis. Iga kord, kui ta läks tiigi juurde, siis üks koletis talle näitas hambaid, ta jooksis kogu aeg ära.
ja siis ükskord kilpkond talle ütleb, kuule, mine pese ennast ka tiigi äärest. Ma kardan minna, seal on üks koletis elab, kogu aeg näitab mulle hambaid ja uriseb ja ta ütles, et no aga mine naerata talle. Naerata selle koletisele, vaata, mis juhtub. Me kõik teame, kuhu see jutt viib, eks ju. See oli tema enda peegeldus seal tiigis. Ta läks sinna, naeratas natukene ja koletis ei olnud enam nii kole, eks ju. Naeratame inimestele, kes tulevad sisse. Naeratame, sest võtame vastu, teeme neile kohvi välja peale kogudust, panustame, sest mulle väga meeldis, me olime siin Alfa lõpetamine, oli meil kirikus ja seal oli viimane tund, et mida oma eluga peale hakata. Ja seal oli väike selline klipp, oli ühest, kus sureb üks väga hästi rikas inimene ja satub sinna Jumala ette ja Jumal küsib ta käest, mis sa oma eluga oled siis peale hakanud, kuidas elatud? Ma ajasin pappi kokku, ma olen nii rikas. Ma sain nii palju, mul oli majad ja autod, ma tegin need äri, Jumal vastas talle, kui äge, sul on palju pappi, mängime Monopoli. Eks ju, mis me teeme oma eluga? Kui me ei panusta nendesse inimestesse, kes siia tulevad, siis võib-olla me oleme need, kes ainukesed, kes võivad nagu sirutada ja kanda hoolt nende eest ja võtta hool nende eest. Sest Jumal armastab neid nii palju. Ja palume, et Jumal näitaks inimesi, kes meie koguduses võivad olla, meie kaastöötegijad, me oleme Moonikaga, me oleme kaastöötegijad, Moonika kogu aeg ütleb niimoodi, et kuidas see asi toimub, kuidas see toimub. Tema tõmbab, ma ei viitsi ja siis, kui ka see pinge läheb nii suureks, siis ma tulen kaasa ja lükkan teda edasi ja siis me liigumegi edasi. Ja siis me oma koguduses niimoodi lähemegi üksteist utsitades selleks, et noor kristlane leiaks oma koha, oma kutsumise. Ja selle tõttu meil on ka siin leht, kus me tõesti tahame panna ka kirja neid inimesi, kes võtavad kandet. Kui peale krussaadi teie kogudusse tuleb nimekiri 10 inimesega, uute kristlastega, kes tegi päästepalvet näiteks, siis me tahame, et siia paned oma nimi, et mina olen valmis hoolitsema. Sest meil tuleb jagada, meil tuleb niimoodi, et hoolitseda, et mehed hoolitsevad meeste eest, naised naiste eest, noored noorte eest. Et me ei saada 16-aastase noormehe juurde vana memmekese, eks ju. Ja et meil on vaja, et olge hea, me saadame selle lehe ringi, et meil oleks omad inimesed, et Jumala riigi armeel oleks omad värbatud inimesed, kes hoolitsevad uute inimeste siin Valgas ja Valga maakonnas, eks ju. Ei, ma võin veel rääkida. Ja, pastor Ivo tahab midagi öelda? Ei, ma lasen lehe ringi. Laseb. Siis jõuavad ära küll. Ma räägin ühe pildi veel, mis ma ükskord nägin, kuidas Jeesus tõi kuskilt, ma ei tea, kus kohast ta leidis ühe kadunud lamba. Ja ma kirjeldan seda lammast, ta oli väga viletsas seisus. Ta oli verine, ta karv oli pulstund, kohati oli naharibad, ta lonkas, ta oli näljane, kõhna, nagu tudises niimoodi. Aga Jeesus leidis ta ja Jeesus oli väga õnnelik ja tegelikult oli see lammas ka väga õnnelik. Ta oli väga vilets, aga ta oli väga õnnelik. See on nagu teine pilt, nagu maratoni jooksja, kes on ära kurnatud, higine, lohistab oma jalgu järgi ja ta jõuab finišijoone. Ta ületab see finišijoone ja kõik hõiskavad, tõstavad käed püsti ja see on nagu väga võimas, sest ta jõudis tagasi. Ja kui ma seda pilti nagu vaatasin ja sellest nagu mõtlesin, et mis saab edasi, siis ma nägin, kuhu Jeesus ta tõi. Ta tõi tara juurde, kus olid teised lambad. Ja taras olid hästi ilusad lambad. Nad olid valge, koheva villaga, hästi toidetud. Nagu mina. Ja nagu mina. Ja neil oli seal hea olla, neil oli kõik, mis nad vajasid,
vesi oli seal ja hea karjamaa ja muretu elu. Ja siis ma nagu mõtlesin edasi, aga mis saab? Kujutage ette, üks väike või selline vigane lambakene lükata sinna tarasse, kus on suured, tugevad prisked. Mis tast saab? Te kujutate ette, kuidas loomad liiguvad, kuidas tugev jõuab alati esimesena veeküla juurde, eks ju, ja kuidas need nõrgad siis, kui ta müksab, nii viletsas olukorras, ta kukub ümber. Ja kui ta niimoodi teda müksatakse ja ta ei saa juua, siis ta pigem hakkab eemale hoidma. Ta ei lähegi enam trügima sinna, et ta saaks ka juua või haljast rohtu, sest kui tema sinna jõuab ja teised on kõhud täis söönud, siis on see juba ära tallatud. Et see on nagu paralleel või võrdpilt kogudusest. See on täpselt sama, mida Jumal tunneb sellest kaastunnet, et kas me võtame vastu need viletsad, need, kes ei ole vastsündinud. Kui sa mõtled, et kui võimekas on üks vastsündinu. Me täna siin oleme kõik täiskasvanud inimesed, eks ju? Aga miks? Meile anti võimalus ellu jääda. Keegi võttis meie eest hoolt, keegi võttis meid oma käte peale ja andis meile piima. Tema piima ei saanud, tema sai riisi mingeid leotist, aga ikkagi rammus, ikkagi armastus kandis, nii et ema võttis hoolt ja siin ta on, eks ju, tädi. Tädi andis mulle oma rinnapiima. Minu tädi andis mulle oma rinnapiima, et minu emal ei olnud piima. Ja tol ajal siis oli riisiliootis, mille peal ma kasvasin. Näete. Aga keegi võttis hoolt, nii et see on tõsine asi. Ja Jürgis siin rääkis, kuidas tuleb tüdimus peale ja mul oli ka mõned päevad tagasi, kuna ühel noorel kristlasel oli tohutult raske olukord ja mul ei ole lahendust, et seda lahendada. Ja mul oli südames, et ma helistaksin talle, ma vähemalt kirjutaksin talle, et kuidas sul läheb. Ja ma lükkasin seda kogu aeg edasi ja kell oli vist 11, kui ma kirjutasin sõnumi, et kuidas sul läheb. Muidugi, eks ta magas see aeg juba järgmine päev, siis me hakkasime natukene uuesti suhtlema ja mõtlen, et miks mul on nii raske võtta ühendust, sest tegelikult, mul ei ole talle vastust anda tema probleemile, aga ma saan olla ta kõrval tema probleemis ja mures. Ma võin talle nagu tuge pakkuda, armastust, hoolt, et ma ikka olen sinuga, ma palvetan sinuga. Nüüd ma olen püüdnud meelt parandada ja olen talle kirjakohti saatnud ja tal on väga hea meel, et tal on vähemalt kellegile nagu oma südant puistada, jagada. Et jah, Jumal nagu manitseb ja korrigeerib, et kui sa tunned, et sul ei ole jõudu, siis see on täitsa normaalne, aga me saame jõudu Jumalalt ja püüame ikka. Iga uus inimene kirikus on kingitus. Te kindlasti tunnete kedagi, kes noor paarid, kes ei saa lapsi ja igatsad ja tahavad ja käivad ja see on üks igatsus. Lapsed on alati olnud õnnistus. Läbi kogu piibli me vaatame lapsed, see samagi lugu, kus emandit ei kuulanud Faaro, et Jumal õnnistas need lastega. Ja täpselt samamoodi, kui teie kogudusse tuleb uus inimene, see on kingitus Jumalale, see tähendab, et Jumalal on plaan. Ta loodab teie peale, et kogudus võtab hoolt tema eest. Et avame oma süda selles suhtes, et ma tean, meil on igaühel oma annid, aga see süsteem toimib sinna niimoodi, samamoodi kui Jeesus ütles, et kuuluta evangeeliumi maailma lõpuni. Võime ikkagi tõdeda, et Eesti on ikka päris maailma lõpp, eks ju. Me oleme päris ikkagi kaugel sellest Jeruusalemmast. Siia jõudnud evangeelium, siia on jõudnud see rõõmus süda sõnum sellepärast, et keegi on võtnud seda kutse ja hoolt kristlaste eest ja viinud selle edasi ja edasi ja edasi. Tänu issandal, halleluja, kas oled rõõmus, et sa oled päästetud?
halleluuja, kas me oleme tänulikud oma vanemate, vaimuliku vanemate eest, eks ju? Sest igaühel meist on olnud keegi, kes meid ikka torkis, kelle juurde me saime küsida ja helistada ja palvetada ja ma ükskord ütlesin oma vaimuliku isale, et kuule, nii tore, et sa mul ikkagi olid ja et ma sain nagu kasvada sinu juures. Ta ütles, ei, no sa käisid mul nii pinda ju. Et ma kogu aeg torki, kuule, palvetame, kuule, seleta mulle ja nii edasi. Et jaa, mõni on selline juurikas, et käib pinda, aga mõni on tagasihoidlik ja ei julge midagi öelda. Siis tulebki küsida, et kuule, kuidas sul läheb? Nüüd, Tim Hall, no näiteks Tim Hall, jaa. Tim Hall oli see mees, kes oli nüüd kevadel meil siin, tegime suure krussaadi üle Eestimaa. Siis ta oli ka joodik ja ta oli Harri Leesmendi õpilane. Siis, kui ta tuli jälle mingi kell 2 öösel ukse taga, Harri Leesment veel purjus ja seal hakkas õiendama midagi ja Harri Leesment ei visanud teda välja, vaid võttis hoolt ja nüüd on maailma kuulus evangelist, käib mööda maailma ja inimesed saavad terveks, vabaks, elud saavad korda. Et see on nagu suur asi, me kunagi ei tea, kes on see inimene, keda sina kasvatad üles. Võib-olla tema tõhtu saavad tuhandeid ja nagu meil siin on, käivad need noored Eesti poisid siin Aafrikas, teate mis, Aafrikas ei ole tervisekindlustust. Nad vajavad Jumalat. Meie siin mõtleme, okei, haigekassa, väga haigekassa aitab. Et ei pruugi aidata, et inimesed loodavad Jumala peale. Et seetõttu võtame südame asjaks ja võtame hoolt uute kristlaste eest. Nüüd, see oli kõik teooria. Meil tuleb vend Kaarel, kes räägib praktilist osast. Kuidas helistada, kuidas numbrid võtta, millest rääkida. Ja praegu me kutsume sind, et ole hea, jätka seda teemat, et praktiline hoolitsemine ja nüüd Kaarel ise tutvustab ennast, kust ta tuleb, mis ta teeb ja kui pikk sa oled. No nii, kes on juba põnevil uute kristlaste vastuvõtmisest? Kes tahaks ise proovida juba? Et mõelge, Jumal ütles meile, et ta saadab meile need uued kristlased, kui me lihtsalt võtame nad nii vastu, nagu tema tahab. Ja see ei ole üldse keeruline. Et kes tahaks ütelda Jumalale, et saada need uued kristlased siia, sest mina võtan nad vastu? Ja kas Jumal võiks kuulda sellist palvet? Okei, aga septembrikuus minu kogudusse tuli üks 25-aastane noormees ja temaga juhtus just niimoodi, et ühed noored tegid temaga, kuulutasid talle evangeeliumi tänaval ja ta oli sellest nii liigutatud, et ta tegi kohe päästepalve koos nendega ja siis nad vahetasid kontakte ja tal oli nagu väga tugev kogemus. Ja siis ta käis 2 pühapäeva meie juures kohal ja siis peale seda ta ei tulnud enam. Ja siis temaga kadus nagu kontakt ära ja lõpuks, kui keegi küsis talt, et nagu mis siis juhtus, kuidas sul läheb, siis ta ütles, et ta tundis, et ta pole piisavalt hea, et koguduses käia. Aga üks ka positiivne näide, et möödunud aasta sügisel, umbes aasta aega tagasi, tuli samuti üks noormees meie juurde, ise otsis meid ülesse. Ja siis ta käis umbes 2 kuud käis kohal ja siis ka 1 päev, lihtsalt ei tulnud enam. Aga just täpselt sellel ajal mina olin läbinud jüngerluskoolituse, et just nagu see, mis meil siin praegu on. Ja siis ma mõtlesin, et no ma proovin. Ja siis ma helistasin talle, saime kokku ja me oleme siiamaani temaga kokku saanud, et alles hiljuti kohtusime ja nüüd ta ütles mulle, et ta vist tahab uuesti kogudusse tulla. Ja ta eelmine pühapäev tuligi esimest korda üle aasta aja. Et kas te näete, nagu, kui suur roll võib olla teie käitumisel uue kristlase usku püsima jäämisel? Okei, et ütleme siis, et teile tuleb kogudusse uus inimene või te teete kellegiga päästepalve tänaval või kuidas iganes ta siia satub, et te olete vahetanud kontakte, mis me siis nüüd teeme?
kes oskab pakkuda? Me helistame talle, aga enne kui me helistame, siis ma väga soovitaks palvetada, sellepärast et lihtsalt omal jõul see asi üldse ei taha toimida. Palvetage, paluge pühalt vaimult abi. Ja helistage talle võimalikult ruttu, et näiteks kui teil oli jumalateenistus kell 12 päeval ja te kohtusite, rääkisite, tutvustasite ennast, siis helistage talle juba õhtul kell 5 näiteks. Või homme on ka okei. Aga nagu võimalikult ruttu, et see mälestus oleks tal veel värskelt mälus. Ja kui me nüüd esimest korda helistame sellele inimesele, siis tõenäoliselt, kui ta vaatab, et me helistame talle, siis ta tunneb teatud määral ebamugavust ja pinget. Et lihtsalt, ma ei tea, mulle küll ei meeldi, kui keegi võõras inimene mulle helistab. Ehk siis me üritame nagu seda kõnet tema jaoks teha võimalikult valutuks, mugavaks ja et tal oleks võimalikult lihtne meile jah ütelda, meiega kokku saada. Ja siis seetõttu, enne kui me helistame talle, siis mõtleme välja variandid, mis meile sobiksid. Et me tahame temaga päriselt näost näkku kokku saada, mitte temaga telefonis hästi pikalt rääkida. Sest et lihtsalt alguses, kui te olete veel nagu vähe tuttavad, siis lihtsalt telefon ei ole hea koht, kus arutada eriti usuasjadest. Et me tahaksime temaga päriselt kokku leppida kohtumist. Ja mõtleme välja siis, et mulle sobib teisipäeva õhtu, kolmapäeva ei sobi, neljapäeva hommik sobib, reede pärastlõuna ja laupäev. Ja siis mõtleme valmis ka, et näiteks Johanna kohvik ja Riia kohvik. Niimoodi, et me oleme nagu ette valmistunud selleks kõneks. Ja siis, kui me helistame talle, siis kogu kõne võiks välja näha midagi sellist, et tšau, Kaarel siin. Mäletad, me tänaval rääkisime ja tegime päästepalve. Jah, mäletan. Ma helistan sulle sellepärast, et sina andsid mulle oma numbri ja tahtsid veel edasi Jeesusest rääkida. Et kumb sulle paremini sobiks, kas teisipäeva õhtu või kolmapäeva hommik? Kumbki ei sobi. Kas reede õhtu või laupäeva pärastlõuna? Laupäev. Kas Riia kohvik või Johanna kohvik? Johanna kohvik. Väga hea. Kohtume siis laupäeva pärastlõunal Johanna kohvikus. Ootan väga juba. Tšau. Ja siis veel hea mõte oleks peale kõne saata talle SMS, kus on lihtsalt kogu see info kokku võetuna, sest et muidu ta läheb meelest ära äkki. Ja väga lihtne, eks ju, et kes arvab, tõstku käsi, kes arvab, et sellise kõne tegemine on liiga hirmus ja ta ei saa sellega hakkama? Ainult üks käsi, et kõik olete julged. Ja selline asi, et ma väga soovitaks teil see esimene kohtumine kokku leppida väljaspool kirikut. Et teil on nagu isegi väga mugav see koguduse ruum, aga siiski ma soovitaks kas kohvikus või kusagil mujal kõigepealt kokku saada. Ja see on just sellepärast, et näiteks kui mina hakkasin uskuma, siis mul oli nagu kohutavalt raske kirikusse tulla. Et ma tulin kirikusse ja siis lihtsalt mul oli nii piinlik, pöördusin ümber. Ma nagu väga kartsin, et mida mu sõbrad arvavad, kui näevad, et ma lähen kirikusse. Või siis samuti annetamine tekitas mus igasuguseid küsimusi. Või siis inimesed laulsid, ma ei oska laulda. Ehk siis uutel inimestel võib tekkida igasuguseid küsimusi, igasugust ebamugavust. Et palju vabam on lihtsalt kohtuda kusagil kohvikus kõigepealt. Ja ka see asi veel, et kui te kohtute erinevates kohtades, et näiteks kohvikus, siis te lähete tema juurde külla, siis te kutsute ta enda juurde külla, siis saate ka siin kirikus kokku ja teete nagu igasuguseid erinevaid asju, siis see lihtsalt aitab kaasa teie sõprusele, et
te olete kohtunud paljudes kohtades, kui te ainult kirikus kohtute, siis te jääte lihtsalt nagu kiriku tuttavateks. Ja minu arvates parim koht, kus selliseid kohtumisi teha, on minna talle koju külla. Et Jeesus alati läks inimestele koju külla. Et kas see on teie arvates imelik kellegi juurde niimoodi külla minna? Jah, aga ma ütleks, et see on nagu parem dünaamika, kui teie lähete tema juurde külla, siis tema on nagu see vastuvõtja, te olete külaline. Aga noh, miks mitte ka teda enda juurde kutsuda? Et ma olen seda varianti välja pakkunud ja üks ütles mulle, et ei, ta ei taha, et ta helistaks kohvikus kokku, aga samas üks abielupaar võttis meid vastu ja väga tore oli. Ja siis ka mõelge selle peale, et kui see inimene, kes teiega teeb päästepalve, on naisterahvas ja teie olete meesterahvas, siis võtke sellele kohtumisele kaasa üks sõbranna. Ja siis teie sõbranna sujuvalt võtab selle sõprus üle ja selle jüngerlussuhte võtab üle ja siis võib-olla teie saate eemalduda sellest. Et muidu lihtsalt võib vale mulje jääda ja see toimib niimoodi paremini. Ja see nii lihtne see helistamine ongi. Kas kellelgi on küsimusi helistamise osas? Okei, aga siis me oleme helistanud, meil on kokku lepitud kohtumine Riia kohvikus laupäeval kell 12. Mis nüüd edasi saab? Mis me nüüd edasi teeme? Ma soovitaks palvetada ja küsida pühalt vaimult abi, et jällegi omast jõust see on väga-väga raske. Ja ma tahaks teie käest korra küsida, et mida te arvate, miks uued kristlased langevad usust ära? Keegi oskab pakkuda? Jaa. Ja just minu arvamus on ka, et põhiliselt sellepärast, et nad tunnevad ennast üksinda, neil ei ole kellegiga rääkida, nad ei saa täpselt aru, mida pastor räägib. Kui neil on küsimused, siis nad ei julge neid küsida kellegi käest. Nad ei tea täpselt, mida teha, tunnevad ennast hukka mõistetuna. Et võib-olla mitte nii väga sellepärast, et nad ei tea veel piiblit nii väga, et neil pole teoloogia korras. Et seetõttu see kohtumine on eelkõige sõpruse loomine. Nii et kui te saate kokku, siis lihtsalt olge teie ise, võtke vabalt, olge siirad, naeratage. Nii, aga nüüd siis ikkagi, meil on see kohtumine paigas ja saame kokku selle inimesega, aga millest me siis nüüd päriselt räägime? Millest te räägiksite uue inimesega? Me oleme näinud, et väga hea asi, mida küsida selliselt inimeselt, kes on teinud päästepalve. Et küsige, mida sa kogesid siis, kui sa tegid päästepalve? Ja see toob tagasi neid sellesse hetkesse, kus neil oli see kontakt Jumalaga, kus nad kogesid seda, see muutub uuesti reaalsuseks nende jaoks. Aga muidugi osad inimesed ütlevad, et nad ei kogenud mitte midagi. Aga see on täiesti okei. Aga ikka see on väga hea asi, mida küsida. Ja siis teine asi, mida küsida, on see, et mida see otsus tähendab sinu jaoks ja kuidas see otsus mõjutab edaspidi sinu elu. Ja siis vastavalt sellele, kuidas ta vastab teile, te saate teada,
et kas ta päriselt parandas oma meelt või ta lihtsalt tegi midagi lihtsalt nagu hetkeajendil ja ta ise ka täpselt ei tea, mida ta tegi või miks ta seda tegi. Ja kui te näete, et ta tegelikult ei saanud aru, mida ta tegi, siis see kohtumine on nüüd õige koht uuesti talle evangeeliumit kuulutada. Ta võiks aru saada. Ja nüüd te ei ole enam tänaval, nüüd te ei pea enam nii kiirustama, te saate veidi põhjalikumalt talle rääkida. Ja üks asi, mis nagu väga tihti tuleb uutel veel ette, on see, et nad, täpselt nagu selle noormehel, kes minu koguduses käis, nad ütlevad, et nad tunnevad, et nad ei ole piisavalt head. Ja siis see on õige aeg neile rääkida pühast vaimust. Et rääkida neile, et teil on vaja püha vaimu, sellepärast, et meist keegi ei suuda ise elada püha elu ja õiget elu. Meil on vaja püha vaimu. Ja siis me võime ka koos palvetada, et nad saaksid püha vaimu. Ja neile võib ka näidata seda kirja kohta, kus Jeesus ütleb, et haige on see, kes vajab arsti ja et haige ei peaks kartma arsti. Ja esimesel kohtumisel on väga hea ka rääkida oma tunnistusest, et teine inimene saaks teid tundma õppida. Ja kui te vestlete, siis väga võimalik, et ta mainib teile, et tal on mingid hirmud, ärevus, mingid probleemid elus, mingid terviseprobleemid, siis see on õige koht, kus palvetada tema eest. Ja samuti esimesel kohtumisel on väga oluline koht, et lepite kokku järgmised kohtumised, et te võiksite saada regulaarselt kokku iga nädal teatud ajaperioodi vältel. No nii, ja neid on teil päris palju asju, millest rääkida uue inimesega. Ja ma veel lühidalt mainiks teile, et mida teha järgmistel kohtumistel. Et ütleme, et see esimene kohtumine õnnestus väga hästi, teil on järgmine kohtumine kokku lepitud ja mida edasi teha. Kui te olete juba talle rääkinud pühast vaimust ja olete palvetanud, et ta saaks püha vaimu, siis järgmine teema, millest rääkida, on veega ristimine. Et te tahate, et see inimene liiguks selles suunas, et ta laseks ennast ristida. Muidugi kooskõlas teie pastoriga, teie kogudusega. Aga muidu väga hea on nendel kohtumistel süüa koos, teha söögipalvet, laske temal söögipalvet teha, kutsuge see inimene alfa-kursusele ja ütelge, et ma tulen teiega kaasa. Et mis siis, kui te ise olete seda juba läbinud ja te teate seda kõike, lihtsalt, et olge tema jaoks olemas. Kui teie kogudusel on uute usklike grupp, siis viige ta sinna. Ja samuti hakake teda vaikselt tutvustama uutele kristlastele. Et näiteks, kui teil on mingid ülistusõhtud või mingid koosolekud või mingid üritused, siis kutsuge kaasa ja tutvustage teda teistele kristlastele, et te ei taha, et teie olete ainuke kristlane, keda ta tunneb. Et vaikselt nagu tutvustage teda. Ja ma ühte asja veel tahaks mainida, mida Kent juba ka põgusalt, millest ta juba rääkis. Et kui te teete päästepalve inimesega, siis nagu väga hea oleks, kui te räägite talle, et see usk ei ole päris lihtne ja et mingil hetkel teie argielu tuleb täiega sisse, et te lähete kooli, te lähete tööle ja te lihtsalt unustate ära selle erilise kogemuse, mis teil oli Jumalaga ja te kaotate oma usu, et see võib juhtuda. Ja seetõttu on väga oluline, et te leiaksite kaaskristlased endale ja et te ei oleks üksinda. Et te võite kasutada seda sõduri näidet, mida Kent mainis. Ja siis, kui see inimene saab sellest aru, siis ta on palju motiveeritum teiega kohtuma, sest et ta saab aru, et ta ei taha kaotada musku, ta tahab jääda püsima.
nii, aga minu poolt kõik, kas kellelgi on küsimusi? Okei, aitäh kuulamast. Ma teen reklaami veel Avasta kursuse vihikule. Et meile väga meeldib noorte kristlaste grupp, sest nad on seal üheealised, nad on kõik sellised beebikristlased. Kui ühel on küsimus siis, ja ta julgeb seda küsida, siis teistel on jube huvitav, sest paljudel on samad küsimused ja see on tohutult äge arutelu seal. Ja ühtlasi selle vihiku järgi õpetades nad õpivad ka piiblit tundma, sest siin on küsimused, näiteks, mida me peame tegema enne ristimist ja et saada vastus, siis sa pead vaatama, otsime üles Apostlite teod 16:31. Nii et see on päris suur väljakutse leida kirjakohta noortel kristlastel üles. Nii et meil on praegu koguduses just esimene tund on läbitud ja see läks päris aeglaselt, sest paljud ei teadnud üldse, mis raamat see Uus Testament on, nii et me hakkasime sisu korda õpetama ja siis me aitame neil leida kirjakohad. Aga kui nad selle esimese raskuse nagu ületavad, siis ja nad teevad selle, see on kuskil 2,5 kuud, võtab aega, siis nad on tugevad kristlased. Ja kui Jurgis rääkis alguses ka protsentidest, kui paljud jäävad alles, siis kui nad uute usklike grupiga ühinevad ja läbivad selle kursuse, siis see protsent, alles jäänute protsent tõuseb tohutult. 65–80, midagi niimoodi. Et see on üks hea tööriist, et soovitan. Aga võib-olla palvetame, et me saame teha karjad oma südame asjaks, nagu ütleb piibel. Et Johannese 21:15 Jeesus ütleb Peetrusele, toida mu tallesid, ja õpetussõnad 27:23. Pane tähele oma lammaste seisukorda, tee karjad oma südame asjaks. Ja me saame taevaselt isalt paluda ema südant. Tõuseme püsti. Jumal, me tõesti täname sind, et sina oled meile midagi õpetanud, sa oled meile midagi näidanud, midagi ilmutanud täna. Ja issand, me võtame vastu sinult, sest Jeesus, sina oled hea karjane ja sina hoolitsed oma tallekeste eest, oma äsja sündinud lambukeste eest, Jumala laste eest, oma koguduse eest. Sina ehitad üles oma kogudust ja sina ütled, et täisealised peavad kandma hoolt jõuetute ja noorte usklike eest. Issand, me tahame teha niimoodi, me tahame võtta seda vastutust ja me tõesti palume, et sa praegu muudaksid meie südant. Et sa avardaksid, et sa paneksid oma käed meie peale, et see isa ja ema süda, see hoolitsev süda saaks meie südamesse istutatud ja pandud, et me tunneksime seda armastust, nagu sina tahad. Jumal, et sinu armastus sunnib meid ja me tegutseme sinu armastuse sunnile, sest sina oled meile kallis, nii nagu sa Peetruselt küsisid, et kas sa armastad mind? Jah, me armastame sind, Jeesus, sa oled meile kallis. Ja me tahame teha seda, mis on sinule südamele kallis. Me tahame võtta vastu sinu armsad, keda sina kutsud, keda sina päästad täna
ja keda sa oled eile päästnud ja nagu me kuulsime, siin koguduses on paljud lõpetanud alfakursuse, noori kristlasi on siin palju. Me tõesti toome nad su ette, me palume, et mitte ükski neist ei läheks kaduma, mitte ükski. Jeesuse, anna tarkus selle kogudusel kanda hoolt ja kõikidel Valgamaa kogudustel kanda hoolt sinu lapsukeste, tallekeste eest. Issand, nagu sina ütlesid ise oma jüngritele, et võtke vastu püha vaimu ja sa puhusid nende peale, siis kallis püha vaim. Tule lange selle rahva peale praegu oma võidmisega, oma andidega, oma rahuga, issanda Jeesuse Kristuse nimel varusta seda kogudust, varusta selle Valgamaa ja Valgamaa külasi ja linnasi ja Valgat, Jeesus, oma võidmisega, kristlasi, oma tarkusega, sõnaga, armastusega inimeste vastu. Issanda Jeesuse Kristuse nimel, võtke vastu püha vaimu. Ja püha vaim, tule palun, tule ja tunnista meie vaimule, et meie palved on kuuldud ja anna meile tõesti usku. Anna meile üks usuvand Jeesuse Kristuse nimel, üks usuvand, mitte ainult päästa iseennast, vaid ka tõmmata taevasse nii palju inimesi kui võimalik. Issanda Jeesuse Kristuse nimel, palun aita, kallis Jumal, me vajame sind, me vajame sinu püha vaimu andi, me vajame sinu võidmist, me vajame sinu tööriistu. Halleluuja, Jeesuse Kristuse nimel, kõik relvad, kõik, mida sa oled valmis pannud oma kogudusele selleks, et su tahtmine sündiks. Tänu sulle, issand. Halleluuja. Ja praegu on ka see hetk, kui sa tõesti vajad rohkem, siis tõsta oma hääle Jumala poole, ütle, anna mulle ka, kallis taevane isa, anna mulle ka rohkem su võidmist. Halleluuja, Jeesuse Kristuse nimel, rohkem osadus sinuga. Ja nagu ka Paulus on kirjutanud, et Jeesuse Kristuse arm ja taeva isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu teie kõigega, siis ma palun praegu, et ka sinu osadus, kallis püha vaim, sinu osadus praegu igaühega meist saaks esile tõstetud. Halleluuja. See, et sa räägiks südamest südamesse, silmast silma, kõrvast kõrva, Jeesuse Kristuse nimel, palun. Halleluuja. Sa öeldi, et ma ei jäta teid orbudeks, ma ei jäta teid üksi, vaid ma varustan teid. Kõige varustusega ma varustan teid, minge ja kuulutage. Ja ärge kartke ja ärge mõelda, mida ma teil rääkida, vaid ma tulen, langeb vaim teie peale, et te räägite minu sõnu. Halleluuja. Jeesuse Kristuse nimel. Tänu sulle, issand. Tänu sulle selle eest. Issand, aitäh sulle. Issand, aitäh sulle. Ja kogu kogudus ütleb, aamen.